Ilusat suvepäeva ja head tervist kõigile, kes seda Valguse kanalit täna vaatavad. Mina olen Kaielis Reinut ja tänane video on pealkirjaga "Mis toimub inimkonnaga?" Sest ma usun, et paljud teist on tundnud omal nahal, et midagi on toimumas, midagi on teistmoodi, eriti peale 8. augustit, kui oli see lõviportaal. Ja peale seda on siis paljud inimesed täheldanud erinevaid tundeid, erinevaid aistinguid. Ehk siis, kui need energialained tulid ja tulevad praegu, siis väga paljud inimesed reageerivad nendele energiatele ja eriti inimeste keha reageerib nendele uutele energiatele, väga teistsugustele energiatele. Ja võib esineda tõesti väga sellist tõsist väsimust, võib esineda ajuudu, keskendumisvõimetust, võib esineda toidueelistusi ja seoses sellega mingid toidud üldse ei sobi. Võivad esineda liigeseprobleeme, tinnitust kõrvades. Ehk siis midagi sellist, millest me oleme tegelikult ka varem rääkinud kõrgete sagedustega. Aga väga paljud, tähendab mina ise ja paljud inimesed on rääkinud, et nad ei saa magada. Ma magan niisuguse vahelduva eduga ja pigem on see probleem, et isegi kui ma olen väga väsinud, ma ei jää magama ja kui ma magan, siis ma näen väga selgeid unenägusid. Ja kogu see, mis inimkonnaga toimub, tegelikult, mis on toimunud 2020. aastast alates siiani, ehk siis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ja praegu on 2026. aasta läheb, ehk siis juba sisuliselt 7. aasta, siis väga oluline on tegelikult hakata mõistma, mis siis on tegelikult toimunud ja toimub nii meil Eestis kui ka ülejäänud maailmas. Ja tänu sellele ma olen teinud ühe väga olulise seminari, mille pealkiri ongi kokkuvõte inimkonnaga toimumast 2020 kuni 2026, kus ma sellest kõigest räägin. Ja eriti siis, kui sa vaatad võib-olla Valguse kanalit esimest korda või sa oled Valguse kanalit vaadanud ja pole siiani ühtegi minu seminari vaadanud, siis nüüd on viimane aeg või nüüd on see aeg, et vähemalt see seminar ära vaadata, sest see on kokkuvõte, mis on toimunud. Sest praegusel hetkel me oleme olukorras, kus algas juba uus faas ja see on tõesti see kõige viimane faas, mis kujutab endast palju suurema võitluse viimast peatükki. Ehk siis asjad, mis on siiani taustal toimunud, asjad, mis on siiani olnud nii-öelda väga vähestele nähtavad või mõistetavad, siis nüüd hakkavad need asjad muutuma ja asi puudutab ja kogu see periood, kuhu me praegu sisenesime, tegelikult puudutab ja keskendub vastutusele võtmisele, avalikustamisele ja meie põlvkondade vältel kulisside taga tegutsenud süsteemide lammutamisele. Nii et ja see, mis praegu toimub, on siis osa sellest kosmilisest sõjast. Kui sa ei ole vaadanud seda seminari pealkirjaga Kosmiline sõda, siis soovitan seda väga teha, sest praegu toimub tõesti väga palju taustal ja me lõpuks jõuame ja kui sa mõtled, et kui asi puudutab vastutusele võtmist, siis kindlasti sul tekib küsimus, et keda või mida vastutusele võetakse. Ja küsimus, võib-olla viimane küsimus on see, et kas nüüd aset leidvad sündmused praegu maailmas võivad tegelikult tähistada palju pikema operatsiooni lõppu ja lõpuks sinna jõudmist, mida me tegelikult ootame, milleks on siis täielik finantsiline lähtestamine ja üleminek, planetaarne üleminek koos suure ärkamisega, mis on meil ammu käimas. Nii et kutsun sind tõesti osalema sellel seminaril. Vahet ei ole, kas sa oled varemaid vaadanud või mitte. Praegu see on oluline kokkuvõte, sest see, mida kabalistid tegelikult on inimkonna peal
teinud siiani. Me oleme mõelnud, et võib-olla on selle nagu põhiline asi on olnud hirmul, kontrollil, sellisel orjastamisel nagu põhineva maailma loomine või püüd seda maailma luua. Aga tegelikult seal taga on hoopis midagi muud. Ja ühest küljest nagu palju lihtsamat, aga teisest küljest palju kavalamat asja. Ja sellest kõigest me räägime siis selles seminaris, mille pealkiri on kokkuvõte inimkonnaga toimumast 2020 kuni 2026. Ja nii nagu ikka saab minu seminaridele registreeruda www.kaialiisa.com/ internetiseminarid ja seminari pealkiri on kokkuvõte inimkonnaga toimumast 2020 kuni 2026. Ja nagu ma alati ütlen lõppu, kuna kõik inimesed ei ole veel mõistnud seda, et kui sul esimesel korral sellele seminarile registreerumine ei õnnestu, siis ära rohkem tee midagi, ära teist korda püüa, ära kolmandat korda jumala eest püüa registreeruda. Sest ma ootan minu kirja ja toimi vastavalt sellele kirjale ja siis sa saad ka ligipääsu sellele seminarile, mille pealkiri on siis kokkuvõte inimkonnaga toimumast 2020 kuni 2026. Ja jah, sest need teemad, mis me sellel seminaril räägime, hõlmavad siis seda taustal toimuvat, avalikult toimuvat, nii-öelda maaväliste olendite poolt toimuvat, selle avalikustamise erinevaid etappe, kuidas need varjatud võrgud on mõjutanud inimkonda, kuidas toimub planetaarne üleminek ja nii-öelda ka suur see ärkamisprotsess, mille osad me tegelikult oleme, sest vastasel juhul sa ei vaataks seda seminari. Nii et kohtume seminaril ja ilusat päeva sulle!